Tervist! Selles videos räägin juba äsja ilmunud Nintendo Switch uuest konsoolist. Konsool ilmus 3. märtsil ehk siis reedel ja nüüd peale pikka nädalavahetust ja korralikku testimist igatepidi usun, et on aeg vaadata lähemalt, mis see konsool on, mis selle karbiga kaasa tuli, kuidas see toimib ja vaatame lähemalt ka natukene mänge, pilte ja muud, mis kaasa tuleb. Lisaks, kui karpi on vaadatud, näitan ja võrdlen ka natukene Nintendo Switchi Pro siis kontrollerit ja mänge siis ka natukene mängime, väga lühidalt, õigemini mul sõber mängib. Ja annan ka siis natukene kiiret kommentaari, kuidas need mängud tunduvad, kuidas on käes mängimise funktsioonid ja igasugused kõik muud sellised asjad. Nintendo Switch oli väga oodatud konsool, eelkõige just Zelda mängu pärast, eelkõige siis just selle konkreetse mängu pärast. Esimesed muljed on natukene kaheti. Tõsi, mängud on head. Siin on väga huvitavaid mänge, millest räägin siis momendi pärast, kuid on teatud asjad, mis jätavad natukene soovida. Ja nendest räägime juba jooksvalt, kuid esimese asjana vaatame, mis on karbis sees, mis siit kaasa tuleb ning natukene võrdleme, kui suur ekraan on ja kui suur on pult ja nii edasi. Nintendo Switchi karp on väga kerge ja suhteliselt väikene. Meenutab oma suuruse ja olekuga kõiki teisi käsikonsoolide karpe nagu PlayStation Vita, Nintendo 3DS ja nii edasi. Igale komponendil on karbis enda koht ja iga komponent on pakendatud väga viisakalt ja korrektselt Nintendole kohase hoolega. Lisaks ekraanile ja kahele Joy-Conile on karbis HDMI kaabel, mis on täiesti tavaline HDMI. On Nintendo Switchi erilaadija, ehk siis kui midagi sellega juhtub, tuleb see asendada teise samasugusega. Järgmisena on karbis Nintendo Switchi Joy-Conide puldiraam, kuhu külge siis saab Joy-Conid lisada ja luua mängupult. Siis on karbis 2 väikest trigger slide'i, mis käivad Joy-Conide külge, kui nad on eraldi. Ja viimaseks on kõige suurem, on Nintendo Switchi alus, mis kannab pildi televiisorisse üle. Ja kõik, mis on hetkel ekraani peal, ongi kogu komplekt, mis tuleb kaasa Nintendo Switchi mängukarbiga. Ehk siis kõik muu, mida videos näeme, on lisa väljaspool seda. Nüüd, kui võrrelda Nintendo Switchi ekraani suurust, siis vahe PlayStation Vitaga on väga väikene. Ja see vahe pole mitte ainult suuruses, vaid ka kaalus ja ka pildi kvaliteedis, millega mänge mängitakse. Ja see on natukene üllatav, et nii vana konsool nagu PlayStation Vita suudab võistelda Nintendo Switchiga. Nüüd Joy-Conide paigaldamine ja eemaldamine on väga suur osa Nintendo Switchi mängu kogemusest. Õnneks Nintendo on disaininud selle väga kergeks ja väga väikese vaevaga. Joy-Conide lisamine nii ekraani külge kui ka siis Switch aluse külge on väga lihtne, väga kiire külge kui ka siis küljest ära. Nüüd problemaatilisem koht on väikeste trigger slide'ide lisamine. Need lukustavad automaatselt, neil on all eraldi lukk ja nende pidev külge panemine ja äravõtmine on tegelikult päris vaevarikas, sest eemaldamisel tuleb rakendada üllatavalt suurt jõudu. Ja selline pidev nende liigutamine paraku kulutab neid väga kiiresti. Nüüd Nintendo ekraani alusele paigaldamine on väga lihtne ja kiire. Mängukaablite paigaldamine käib kiiresti, väga elegantselt, ütleme siis nii, sest Nintendo on disaininud väga huvitava viisi, kuidas neid kaableid siis peita, võttes siis ka võimalikult vähe ruumi ja hoides siis kaablite otsad ka kaitstuna.
Pulti võrrelda siis Xbox One'i ja PlayStation 4 puldiga näeme, et PlayStation 4 pult on natukene väiksem ja kergem. Xbox One'i pult on umbes samas kaalus ja natukene ka suurem. Nüüd kõik Switchi mängud tulevad kaardi kujul, mis on tegelikult üllatav. Ja kaartid ise on väiksemad kui näiteks 3DS mängukaardid. Samal ajal mängukarp tundub olevat väiksem, kui see tegelikult on, sest kui nüüd reaalselt võrrelda näiteks PSP, DS-i või isegi PlayStation 4 karbiga, siis vahe tegelikult ei ole üldse nii suur. Muidugi teistel puhkudel meil on siis ka suurem D-plaat või Blu-ray plaat. Kaardi paigaldamine on väga lihtne, kiire ja käib täpselt samamoodi nagu iga teise mälukaardi või siis mängukaardi paigaldamine. Ainuke probleem on see, et selle jaoks on vaja ikka väga väikeseid näppe. Kuna Nintendo Switch tuleb kaasa ainult 20 gigase või 26 gigabaidise sisse ehitatud mäluga, siis on konsoolil olemas eraldi koht, kuhu panna siis enda poolt ostetud micro SD mälukaart. Meie kasutasime 16 gigast mälukaarti ja selle paigaldamine on tõepoolest ikka töö väga väikestele näppudele. Kuna Nintendo Switch on rohkem mõeldud ikkagist käsikonsooliks või siis käes mängimiseks kui suurel ekraani peal, siis enamus ajast mängime seda konsooli nii, nagu hetkel Priit seda teeb. Kuid kui on soov kanda asi üle suurele ekraanile, siis tuleb see lihtsalt paigaldada aluse peale, oodata paar sekundit, kui pilt liigub teleka ekraanile ja ongi kõik. Seejärel, kui soovib, tuleb eemaldada Joy-Conid ekraani küljest ja kanda üle kas siis alusele või lihtsalt jättagi nad eraldi, olenevalt mis mängu keegi mängib. Antud protsess ekraani peal ma jätsin lõikamata, sest ma tahtsin näidata, kui kaua see protsess aega võtab. Muidugi Priit video tegemise hetkel ei olnud veel nii vilunud ja oli natukene ettevaatlikum, kui võib-olla peaks olema. Aga sellegi poolest, nagu näha, väga lihtne ja tõepoolest võtab väga vähe aega, et juba mängu jätkata siis suure ekraani pealt. Nüüd Nintendo Switchi menüü erineb väga vähe Wii U menüüst. Nii et kui Wii U menüü on tuttav, siis Nintendo Switchi menüü puhul on väga raske leida midagi uut. Mängud on esindatud täpselt nii, nagu meil ekraani pealt praegu näeme. Oleneb siis, kas on installitud mälu kaardile või mängite siis otse kaardi pealt, vahet ei ole. Täpselt sama moodi nad ka käituvad. Igal mängul on siis eraldi options, lisaks siis üldistele settingutele, kust kaudu on võimalik mängu update'ida, mängu kustutada või siis kasutada Nintendo punkte, mis iganes boonuste vastade saamiseks. Interneti ühendamine Switchi puhul käib täpselt samamoodi nagu igal teisel konsoolil. Antud juhul mina siis kasutasin Wi-Fi ühendust ja ainsaks probleemiks interneti ühendamisega oli tegelikult ainult see, et ta pidevalt katkestab ühendust ja ma pean pidevalt ennast uuesti interneti kohe tagasi ühendama. Miks see nii on, hetkel ei oska öelda. Menüüs allvasakul on Nintendo uudised, kus kaudu saab teada kõik uue ja värske, mis hetkel Nintendo Switchis toimub. Lisaks ilmuvad ka siin videod ja kuna Switchil ei ole HDMI lukku peal, siis kõike on võimalik otse capture kaartiga lindistada, kui kellelgi selleks on soovi. Uudiseid on palju, uudiseid ilmub ja minu soovitus tegelikult on neid ka lugeda, sest siit saab tõepoolest vajalikku informatsiooni, nagu näiteks see uudis, mis meil hetkel on ekraanil, et Nintendo Online on tasuta hetkel kõikidele, kes seda soovivad. Tuleb ainult endale teha Nintendo account ja ongi kõik. Ja selle aasta lõpust, ehk see 2017 lõpus käivitab Nintendo samasuguse tasulise online teenuse, nagu on seda PlayStation Plus ja Xbox Live. Lisaks on Nintendo Switchil screenshotide tegemise võimalus ja pildid siis salvestatakse albumisse, kust on neid võimalik jagada igasse võimalikku sotsiaalmeedia kanalisse. Põhiline siis süsteemi menüü on suhteliselt tagasihoidlik, väga kitsaste valikutega ja nagu enne ütlesin, uskumatult sarnane tegelikult Wii U konsooliga. Ja viimase menüü elemendina vaatame üle ka väikese
Nintendo e-poe, kus hetkel on valik suhteliselt kesine. E-pood on jagatud siis hetkel 3 kategooriasse: värskelt välja lastud mängud, peagi ilmuvad mängud ja koodi lunastamine. Video tegemise hetkel meil oli 2 karbimängu ja 2 digitaalset mängu ja millele siis hiljem lisandus veel 2 digitaalset mängu. Download on suhteliselt kiire ja lihtne protsess ja koodi lunastamine samuti, nii et selle koha pealt on Nintendol tõepoolest kõik korras. Mängude käivitamine on alati täpselt ühtemoodi. Valite kasutaja ja peale kasutaja kinnitamist tuleb kinnitada ka pult või puldi tüüp, millega antud mängi hakatakse mängima. Ja meie siis antud juhul kinnitasime, et me mängime 2 Joy-Coniga kui 1 mängupuldiga. Ning muidugi mängud laevad ülesse uskumatult kiiresti. Nüüd kui teame, mis on karbis sees, kuidas see välja näeb ning kuidas need asjad omavahel ühenduvad, on hea aeg sisse juhatada mängud. Me hakkame vaatama erinevaid mänge, mis siis minul komplekti kaasa tulid. Kokku tuli kaasa 5 mängu, 3 digitaalset ja 2 siis kaardi kujul. Aga enne kui mängudeni jõuame, tahan rääkida asjadest, mida on võimalik siis juurde osta konsoolile, näiteks lisapuldid ja ka Pro Controller. Kohe on võimalik kaasa osta lisapuldid, lisa Joy-Conid, mis on minu puhul siis värvilised. On võimalik osta siniseid, punaseid, nagu on siin karbi peal. Antud juhul tuli ka mäng kaasa ja lisaks on võimalik osta siis ka samasuguseid musti, nagu on siis originaalses komplektis, mis minul tuli kaasa. Kahjuks probleem nende pultidega siis, need niisugused lisapuldid on see, neil on üks asi puudu, mida isiklikult ootasin ja mida mingil põhjusel ei tulnud. Nimelt on puudus see. Seesama, mis siis need 2 Joy-Coni ühendab nii-öelda üheks nagu mängupuldiks, see alus on puudu ja hetkel ei saa neid ka juurde osta. Proovisin leida kohe, kui sain teada, et minu lisa Joy-Conid on lihtsalt lisa Joy-Conid. Ma ei saa nendest teha eraldi pulti ja proovisin koheselt siis leida varianti, kuidas saada omale siis nagu täiskomplekt, aga tuleb välja, et hetkel veel seda juurde osta ei ole võimalik. Nüüd lisaks nendele müüakse kaasa ka väga huvitavat ja minu jaoks hästi olulist asja, milleks on Switch Pro Controller. Tegemist on siis nii-öelda õige mängupuldiga, väga korralik ja tõepoolest mugav pult. Nüüd seda pulti ma tõsiselt soovitan üle selle veidruse iga hetk ja iga kell. Pult näeb ise välja selline, päris suur ja raske, aga väga mugav, sujuvad nupud ja tõsiselt üle pika aja üks minu lemmikuid pulte. Suuruse poolest ma saan kohe võrrelda. Võrdleme näiteks kohe PlayStation 4 puldiga. PlayStation 4 pult on isegi natuke väiksem ja kõvasti kergem, kui on Nintendo Switchi Pro Controller. Ja kui võrrelda nüüd seda Xbox One puldiga, siis ta on väga sarnane Xbox One puldiga. Ta on umbes sama suur, isegi raskem veel kui on Xbox One'i pult, aga mõlemast nendest on see pult parem. Ja lisaks, mis on selle puldi laadimisaeg on väga lühikene ja saab mängida 40 tundi. Vähemalt nii see mulle väidab, kui ma selle taha ühendan ja sellega siis ka mänge mängin. Ja tõepoolest väga rahul olen Pro Controlleriga. Kahjuks need maksavad hinda ning hetkel veel võib-olla ei ole mõistlik need kohe kokku ostma hakata. Kuid üks võiks tõepoolest olla ja pigem osta see nende Joy-Conide asemel, mis tegelikult maksavad mitte oluliselt vähem. Aga nüüd, kui oleme ära rääkinud ja ära vaadanud erinevad komponendid ja kõik, mis on siis karbist kaasas, mida on võimalik juurde osta, liigume edasi mängude juurde. Vaatame natukene kiirelt mänge.
kokku isegi tegelikult 6 mängu, kui arvestada juurde ka siis see mäng, mis tuli pultidega kaasa. Vaatame neid mänge lähemalt, väga lühidalt ja saate ka siis võrrelda visuaalselt, kuidas need mängud tegelikult ka siis toimivad. Huvitav üllatus oli minu jaoks see, kui Nintendo Switch mänge hakkasin ostma ja vaatama, mida võtta, siis otsin ühe huvitava väikse rütmimängu ja tuleb välja, et see mäng ei toeta suurt ekraani ja nagu hakkas selguma, 2/3 Switchi mängudest ei toeta mängimist televiisori peal. Need toetavad ainult väikest Switchi enda ekraani. Olge tähelepanelikud ja vaadake täpselt, mis mänguga on tegemist, enne kui need ostate, hoiate raha kokku. Aga nüüd liigume edasi mängude juurde ja vaatame, kuidas need mängud mängisid ja millised on need mängude väga kiired esmamuljed ja nii edasi. The Legend of Zelda, The Breath of Wild on üks põhiliseid põhjuseid, miks inimesed Nintendo Switchi hetkel üldse ostavad, teadmata, et tegelikult mäng on saadaval näiteks ka Wii U konsooli peal. Muidugi ei ole saladus, et Zelda nimi on ülimalt suur ja oluline terves mängumaailmas ja sellest tulenevalt, kes vähegi hetkel internetti kasutab, on kindlasti mängu näinud, kuulnud ja eelkõige just kokku puutunud mängu suurepäraste hinnetega. Zelda The Breath of Wild saab juba nimetust kui läbi aegade parim mäng ja igasuguseid muud ülimalt kiitvaid hinnanguid. Ja punktide mõttes kõik annavad ainult kümneid. Aga isiklikust kogemusest ma saan kohe praegu öelda, et näiteks kõik mängijad, kes on just lõpetanud Horizon Zero Dawn ja nüüd tulevad üle Zelda peale, oodates midagi paremat, siis pange vaim valmis, sest pettumus on väga kiire tulema. Ainukene eelis Zeldal näiteks Horizon Zero Dawn ees on fakt, et Zelda ei ole niivõrd korduv, kui seda on Horizon Zero Dawn. Peab pidama meeles, et Zelda on eelkõige nimi ja see frantsiisi ajalugu ehk siis 10 punktist 5 on sujuvalt sellepärast, et ta on lihtsalt Zelda mäng. Zelda mängu on testitud olevates mängudes võib-olla ka kõige rohkem praegusel hetkel ja saan öelda seda, et Zeldal on probleeme. Probleemid on jõudluses. Nimelt mäng on tunduvalt downgrade'itud, kui seda on eelmalt näidatud aastate jooksul. Ehk siis väga selline No Man's Sky ja Ubisofti feel on juures kogu sellel projektil. Lisaks Zelda jooksis kokku kui sujuvalt 3-4 korda ja viimane kord jooksis kokku selliselt, et terve Nintendo Switch lihtsalt jäi seisma, kiirus kinni, pidin täiesti lahti ühendama, et üldse saaks seda konsooli uuesti käivitada. Ehk siis Nintendo Switchil on jõudluse probleemid. Neid probleeme õnneks ei esine Wii U peal, seega soovitan seda mängu mängida Wii U konsooli peal. Üldiselt soovitaksin see Zelda mängu ikkagist kõikidele, kellel juba on Switch või Wii U olemas. Zelda The Breath of Wild meelelahutusfaktor on tõepoolest kõrgem, kui võib-olla seda on teistel videomängudel. Olenemata sellest, et Horizon Zero Dawn on võib-olla parem ja siin on veel palju paremaid mänge, on Zelda hea mäng ja väga julge soovitus siis igale videomängu sõbrale. Fast RMX on PlayStation 1 Wipeout, väga sarnane kloon või koopia ja ülimalt positiivne üllatus. Ennem Switchi reaalset käes hoidmist mul ei olnud aimugi, et selline mäng eksisteerib, aga nüüd kui olen seda mänginud, olen kindlasti ka sõltuvuses. Ja hetkel minu käes olevatest Switchi mängudest on mänginud ülekaalukalt kõige rohkem just Fast RMX. Mäng on ülikiire, see on visuaalselt ilus, tohutult fantaasiarikkad rajad, palju erinevaid masinaid, ühesõnaga kõik, mis on vaja, et saada kiiret ja äkilist meelelahutust. Sõbraga koos saab kasutada split screen'i, online töötab üpris sujuvalt, seega minu jaoks hetkel Nintendo Switchi peal olevatest mängudest kõige meelelahutuslikum ja kõige kindlam valik. Fast RMX-i teeb veel huvitavaks väikene fakt, et tegemist on ülimalt raske mänguga.
ehk siis mida kaugemale mängus läheb, äkilisemalt ja kiiremini see mäng läheb raskeks ja isegi tehes peaaegu ideaalseid ringiaegu leiad ennast pidevalt 5.–6. kohalt. Seega väljakutse on garanteeritud. Tõepoolest on tegemist suurepärase ja kvaliteetse mänguga, mis juba on tugevalt alahinnatud, sest ta tuli välja samal ajal kui Zelda. Snipper Clips on väga Nintendolik, peresõbralik puslemäng, mida saab mängida nii üksinda kui ka sõbraga koos kahekesi, kus kumbki peab kontrollima ühte tegelast ekraani peal. Ülesandeks on lahendada erinevaid puslesid, kasutades olemasolevaid ressursse ja oskuseid, mida siis tegelased ekraani peal toovad. Mäng on raske, see on väga pikk, see näeb välja nagu mobiilimäng ning igas mõttes minu jaoks esindab see Nintendo Switchi kui kaasaskantav Wii U konsool. Super Bomberman R on minu jaoks enim oodatud Nintendo Switchi mäng ja ma ei pea tegelikult ka pettuma. Mäng toob tagasi selle klassikalise Bomberman feelingu, olles raske, huvitav ja väljakutset nagu pakkuv. Lisaks seda saab mängida kahekesi korraga samal ekraani peal. On olemas kõik klassikalised power-upid, sul on erinevad Bombermanid, kellel on siis ka tegelikult erinevad võimed nagu liikumiskiirus, tulejõud ja igasugused muud erinevad lisad. Mängu minu jaoks probleemiks oli veider nurk, mille all see 3D maailm on üles ehitatud. Sellise veider nurga all päris tihti lihtsalt mitte läinud üles, vaid näiteks läksid vasakule või paremale. Mängul on olemas ka story mode, kus saab Bomberman mingit tausta ja mingit huvitavat lugu lisaks juba teada olevale lihtsale 2D niukesele puslemängule. Super Bomberman R probleemiks hetkel on selle kallis hind, kuigi tõepoolest mängul on pikkust palju ja mänguaega tuleb päeva lõpus tohutult. Mobiilimängu kvaliteediga leian, et ei peaks küsima päris suurte Blu-ray mängude hinda. I Am Setsuna on Square Enixi poolt tehtud Jaapani rollimäng, mis sarnaneb väga suures koguses Final Fantasy varasematele mängudele. See on hea storyga, tal on väga huvitav turn-based battle system ja kõik viitab selle, et olla kvaliteetne mäng. Ainuke probleem, mis I Am Setsunal on Nintendo Switchi peal, on see, et tegemist on pordiga. Mäng on porditud PlayStation Vita versioonist ja kiuste ma tahtsin neid kahte võrrelda ning peab ütlema, et PlayStation Vita mängib seda mängu paremini. Ja see mäng tegelikult näitab ka ära, milline on Nintendo Switchi reaalne võimekus ja minu loogika hetkel paneb Nintendo Switchi samasse patta, kus on PlayStation Vita. I Am Setsuna ise mänguna on kindel soovitus muidugi igal juhul, kui oled rollimängude suur sõber, aga selle jaoks ei ole vaja Nintendo Switchi. Mäng on saadaval ka PlayStation 4 peal, PlayStation Vita peal ja minust, kui ma ei eksi, oli isegi saadaval PlayStation 3 peal. Nii et on olemas palju paremaid variante kui Nintendo Switch, et seda mängu nautida. Kuid kui Nintendo Switch on olemas ja soovite head mängu, siis I Am Setsuna on tõepoolest suurepärane valik, kuhu poole minna. Üks-kaks Switch on Nintendole omane minimängude kogumik, mis on mõeldud siis kas peomänguks või peremänguks või selliseks lihtsaks koos olemise ajaks. Nädalavahetusel sai seda sõpradega proovitud väga mitmetel variantidel ja viisidel ja Joy-Conid saavad tõepoolest väga suurt vatti antud mängude juures ja peale mitu tundi 1-2 Switchi mängimist ja Joy-Conide küljes olevad trigger paneelid hakkasid loksuma ja nüüd hoiavad tegelikult ainult ennast kinni lukustuse abil. Mängus endas on 28 minimängu, mis kasutavad siis neid väikeseid Joy-Con'e kõik võimalikel erinevatel viisidel, lubades inimestel proovida enda reflekse, tasakaalu, reaktsioone ja igasuguseid muid füüsilisi oskuseid lisaks tantsimisele
kõndimisele ja millele iganes veel. See mäng demonstreerib suurepäraselt ära ka tegelikult Joy-Conide tundlikkust ja täpsust, et kui täpsed on tegelikult need väikesed puldid ja kuidas need sensorid kõik tegelikult töötavad. Kõige huvitavamad mängud Switch 1.2 pealt on kindlasti Quick Draw, kus siis eesmärgiks on tõmmata nii-öelda relva kiiremini kui sinu vastane, nähes hiljem ekraani pealt enda reaktsiooni aega. Samuti on siin palju huvitavaid mänge nagu Safe Cracking, kus tuleb tundlikkuse järgi safe'i lahti murda. Siin on Treasure Chest mäng, kus tuleb Treasure Chest või siis aarde kirst tähendab kettidest lahti keerata. Siin on lehma lüpsmise mäng, mis on lihtsalt piinlik ja kõrvalt hea vaadata. Siin on rannas jooksmise mäng, mida meie nimetasime masturbeerimise simulaatoriks ning veel omajagu teisi igasuguseid huvitavaid mänge. Meie seltskonna isiklik lemmik oli Joy-Con Rotation oli vist mängu nimi, kus kohast tuleb keerata Joy-Conne maaga paralleelselt 3 pööramise summa, määrab ka siis mängu võitja. 1.2 Switch on üks nendest mängudest, mis tõenäoliselt on olemas igal Switch omanikul ja aeg-ajalt on tõepoolest tegelikult tore ka selle juurde tagasi minna. Lihtsalt küsimus on selles, kui palju keegi peab olema joonud, et seda mängu tõepoolest nautida saaks. Set your Joy-Con down once you've made your guess. Ja nüüd kui oleme Nintendo Switchi üle vaadanud, mänge natukene tutvustanud, on aeg asi kiirelt kokku võtta. Nintendo Switch on minu jaoks umbes sama nagu PlayStation Pro oli PlayStation 4 jaoks. Väga palju vahet ei ole. Samuti proovisin ära Zelda Wii U versiooni ja ütlen ausalt, Wii U versioon isegi mängib paremini ja ilusamalt, kui seda teeb Nintendo Switch oma. Nii et arvestage sellega, et kui nii tahate mängida uut Zeldat, võib-olla Switch võib veel oodata enda aega ja õiget momenti. Praegult ta jätab minu jaoks rohkem mulje, kui Nintendo üritus müüa veel võimalikult palju väikeseid jubinaid, mida saab võtta lõputult lahti. Need lähevad kiiresti katki ja juba nädalavahetuse testimisega need Joy-Coni triggeri lisad on juba suhteliselt kulunud ja juba peab neid alati lokkima, sest nad tulevad lihtsalt lahti. Samuti Switchi ekraan on juba saanud täkkeid oma selle dockingu vahele panemisega. Switch on altpoolt kraabitud, sest see dockingusse panemine on ju ikkagi pimesi ja probleemid kerkivad esile päris kiiresti. Menüüst väga vahesid Wii U-l ei ole, internet ühendab ta halvasti, serverid ei talu väga, ütleme, liiklust hetkel, kogu aeg on disconnection ja ütleme, probleemid sellega paraku veel ei lõppe. Tõsi, ta on huvitav, mängud on head, kuid konsool ise ütleksin, et hetkel võib jääda veel ootele. Täielikku arvustust ma arvan, et natukene vara veel teha. Mul on omajagu veel avastada, aga esimesed muljed ongi täpselt sellised ja midagi ma ütlen, et hetkel ma edasi sellega teha ei oska. Kõige parem mäng minu jaoks on kindlasti Fast RMX selle masina peal. Zelda on Zelda, ma Zeldast väga praegu pikalt ei räägi. Zelda väärib eraldi videot ja eraldi kõike. Aga midagi, selline oli Nintendo Switch kiire tutvustus, kerge niuke ülevaade erinevates asjadest, mis me juba proovisime ja leidsime. Kindlasti asju tuleb juurde, see on Nintendo, väikseid jubinaid, pudinaid, hakkab tulema jõhkralt, need maksavad kõik palju denirot ja muud peale selle veel. Aga siiski ma ütlen, mul ei ole rahast kahju,
mis siia Nintendo alla läks. Leian, et kuigi ta on generatsioon 7.75, ta on piisavalt huvitav, vähemalt esialgu, et olla eraldi konsool. PlayStationile, Xboxile ta muidugi veel lähedale ei jõua, aga ma usun, et see ei olegi Nintendo eesmärk. Ja mis iganes need eesmärk on, nad teevad seda kindlasti hästi. Aga kõik, kes seda videot vaatasid, suured tänud, et vaatasite. Mina jätkan videode ja artiklite tegemist ja kui on mingi konkreetne asi, mida soovite minu poolt, kas saada arvustatud või tutvustatud, ärge kartke, andke teada ja kui mul on olemas võimalus seda teha, ma kindlasti proovin seda ka teha. Samuti igasugune tagasiside, helide, valguste, mille iganes muu kohta on äärmiselt teretulnud ja vajalik. Aga muud mul hetkel sellel teemal praegult ei ole. Ja kõik, kes seda videot vaatasid, suured tänud ja teiega kohtume juba järgmises videos.